hea kuulaja, kui sa soovid meid toetada, siis www.patreon.com/taskurooking. Saad hakata meie Patreoniks erinevate astmetega. Või kui sa soovid osta merchi, särke, mütsi, muusikat, CD-d, vinüülid, kassetid, siis www.tookodarekords.ee ja taskuröökingu kuulajatele on sooduskood taskurööking 20% alla ja täpselt nii ongi. Sa tead, mida tegema peab. Toetage meid, sest tegelikult meil on veits külm siin. Jah, külm on. Ja nüüd hakkas külm. Nüüd ei ole külm. Aie, taskurööking.ee Tere kaunist pühapäeva mingisugust aega, whatever, kas siis hommik, lõuna, õhtu. Vist on olümpiamängud ka meie konkurendiks vist juba praegu. Aga õige nagu löganautleja ei hooli suusatamisest, vaid hoolib taskuröökingu tegemistest. Tere pühapäeva. Tervist. Jopska. Mina Jopska ja peremees Mäki sealpool. Tere. Täna saates me ei tea isegi, mis tuleb. Tegelikult mul vaikselt midagi nagu juba idaneb siin, mida võiks. Mul ka mingid ideed on tegelikult. Et kõigepealt ma tahaks kõneleda nende inimeste eest, kellele täna hommik võis tuua sellise olukorra, et kui kõrval keegi mingist kliima soojenemisest räägiks samal ajal, saaks küünarnokiga näkku. Et jõle külm ja auto, vaevu läks hommikul käima. Tegelikult. Et ega ei olnud nagu palju tegelikult puudu, et mind ei oleks siin praegu. Et see jätkub see Opel versus Golf võitlus, kes talve üle elab. Mul praegu Golf ikkagi on nagu ülitugev. Üllatavalt. Ma ei uhkusta, ma olen isegi üllatunud. Lähed sinna, paned alguses võib-olla, see käib vähe tadank, aga tööle läheb kiiresti ja kui juba vähe soojemaks on ja saab liigesed soojaks, siis ta juba nagu hakkab nurruma. Oota, sul on bensik, jah? Ei ole. Ka nafti või? Jah, nafta, jah. Nafta, jah, okei, et... Aga vaata, teeme siukse, et kui talve... Meil oli, vaata, Golf võitis on ju. Ja. Rahvahääletusel. Ja. Aga nüüd vähe teaduslikum eksperiment, et kes talve üle elab selline... Väike siuke olmetaseme siuke võistlus. No selline, mis see on, mootorite maailm natukene sisse tuua. Ma muide vähe siin... Vaatame, et võib-olla mõlemad elab, et ei jäägi külmahätta. Siiani on elanud. Sa oled ju seal lõuna pool ka olnud, seal on vähe külmemad ka olnud või? Et võib-olla me peame seda ka võrdlema, et mis kraadi juures sa teda käivitasid? Mis kraadi ta sai öösel? No -23 näitas mul automobiil. See on tunduvalt rohkem kui Pärnus on olnud, jah? Ma räägin sulle, mul siiamaani... Siis see ei ole võrdne praegu, jah? Kui on hea kaamera, siis on näha, et mul on nagu käepealsed, labaku pealsed on, kõik on lillad. Ma sain seal korra töövahetuses, olin tööl. Sul on siuke töömehe käsi küll tulnud. Enne oli siuke moosekandi käsi siuke, et Sony Ace'id oli kõige raskem Sony Ace'id jääb. Need sõrmed suudavad seda Sony Ace'id. Samas sinu kaitseks peab ütlema, et selle DJ tarkvara traktorit kasutada, et seal klaviatuuri ja selle touchpadiga lasta, et see on ikka keeruline ülesanne. Ma lasen jah touchpadiga, annan minna. See on kõva töö. Jah, et see on kõige ürksem variant nagu. Aga see ei ole ikka päris töö. See ei ole. Aga ma tahtsin rääkida seda, et ja tegin suitsu öösel. Ja nii külm oli, et ma pole nii külmaga tööd teinud ja ei märkanud kindeid kätte panna. Ja tegin mingi 4-5 suitsu seal öösel.
ja selle ajaga suutis kuradi külmakahjustuse teha, mul üks käsi paiste, käed läks paiste. Tegelikult. Külmapõletus, vaata kuidas on nimetus nagu, et ta tegelikult on põletus nagu. Ja et väga ettevaatlikult peate olema. Õnneks mul proua võttis kohe saialil ja salvi välja ja möksis mind kokku. Jaa, okei. Ja nüüd ma taastun. Said kohe ravi? Jah, et see külmakahjustus tulebki niimoodi, et ei saa arugi. Nii väikse ajaga. Ta on nagu, vaata, kui sa liiga kaua päikese käes oled, sa saad aru alles siis, kui liiga hilja juba on. Ja no see tuleb jah, sükse delay'ga. Jah, et õhtul saad aru, et ai. Ja öösel siis hakkab mingi õõv. Ja. Aga siis nüüd tulles tagasi Opel saab stiilipunkte, ma eeldan, sest et ma vaikselt hakkan sisse juhatama ka teemat, aga ennem räägime selle akusurma asja ära. No 24 pole Pärnus olnud, või 21 või mis sa ütlesid? 23 oli Tartus. 23, okei. No siin on mingi 14 olen mina näinud. Ja nüüd ta mul seisis pühapäeva hommikus saadik, ehk siis pühapäeva, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, 4 päeva seisis. Tingimused ikka nii erinevad. Ja ta hommikul oli küll niimoodi, et ja siis vedas niimoodi, et ja alguses oligi, et 3 pütaga, aga siis tõmbas ilusti kõik järgi ja hakkas nurruma. Aga mul auto ka minu käes on olnud ka juba 8-9 aastat ja aku on ka mul juba vist kas 6 või 7 aastat. Ehk ongi vist juba niisugune lõpak paistmas. Ja meil on erinevad, need tingimused on ikka täitsa erinevad. Eesti on suur kah, et siin see ilmad muutuvad siin kiiresti. Ja meil on siin mägedes ja lõuna pool on, kuigi peaks soojem olema, on külmem. Et nii tema on. Aga tea, mis mina avastasin kapoti peal või? Et oli lund sadanud öösel. Ja Opeli peal oli mulle kirjutatud kapoti peale La Passion. Nagu passion, jah? Jah. Keegi oli kirjutanud. Ja kas sul on kahtlusalune ka või? Ma proua käest küsin, kas sina kirjutasid, tema ei ole kirjutanud. Tema ei kasuta sellist sõnavara. Ehk keegi... Aga äkki ta mängib mingit mängu suga? Mäkra või? Lihtsalt, et tegi, aga hoiab saladust, et jääks väike müstika õhku. No igal juhul ma räägin selle... Okei. Ma ei tea, kus tõde on, vaata. Ja sellepärast ma räägingi, kuna see ongi nagu müstika. Tahad tõde teada saada ka või? Ausalt, see ei taha. Ei taha, nii on parem, okei. Mulle sobib ise mõelda see tõde siia külge. Oma peaga mõtlejad, need on õiged vanad. Need on alati head. Et kuradi see on õige suhtumine. Et nagu La Passion, see kirg on ja. Ja kurat muusika on mu kirg on ja mina mõtlesin kokku, et äkki keegi nägi Opelit ja tundis ära Opeli videost ja kirjutas salapäraselt kirg nagu, et nägi, et see lugu oli kirega tehtud ja see Opel osales seal minuga koos seal, sinuga koos seal, sinu golfiga. Ja et nagu suke, perekond vaata või nagu. Ja aga see on nii kavalalt tehtud ju, et igal inimesel tekib kohe mingi... Oma see. Jaa, nagu kas sa oled rahul või mingi rahuldamata La Passion on ka, on ju. Siuke kraat, peaks sellega tegelema hakkama, vaata siuke kogu aeg mõtled, on ju, ja siis paneb keegi auto peale sulle sellise jutu. Siuke kurat, ma lähen nüüd, võtan kidra kätte ala. Ei, ega... Paneb ju mõjub, on ju, see tekst seal peal mõjus. Mõjub väga, et ma tegelikult vana kuseja nagu ma olen, on ju, et ma sellest kõigepealt vaatasin, et nägin, et midagi auto seal, midagi tehislikku midagi on. Siis ma muidugi kohe kõigepealt, et mul aknad sisse löödud, kohe vaata, oli mul, aga siis ma nägin, et ei olnud nagu. Message oli jäetud. Oli message, ja siis ma, et olgu kasvõi sinna kuradi peenis sinna kuradi joonistatud, vaata, vähemalt pole kuradi klaasi sisse löödud nagu. Aga siis oli hoopis La Passion hoopis. No vaata, pani ühe sõnaga lihtsalt sul terve maailma käima kohe.
et mingi teiste autode peal ei olnud nagu, see lisab küll kahtlust, et see oli eesmärgistatult sulle. Ma ei tea, äkki mingi saatuse pool, mingi ingel äkki andis mulle märguand, et see nagu tuleb nagu püsti hoida. Sa võtsid seda nii, jah? See kirg tuleb mul nagu, et see oli nagu, et see on sinu tee, vaata. Ja siis, et mille vastu mul kirg on, nendega ma pean nagu tegelema edasi. Kurat, sa said tõesti väga hea märgi ja see lihtsalt mõjus. Ma tunnen praegu, et see... Võib-olla oli seal tegelikult, sa oled pask, vaata, aga oli niimoodi tuulega oli viskanud nagu, et... Seal, jah. Et ma ei tea, vaata. Ma nägin igal juhul, et seal oli niimoodi kirjas. See on see, et sa ise näed, mis seal on. Kunsti näha. Jaa. Graffiti. Jah, et kui seal oleks võib-olla päris värviga oleks see mul auto peale tehtud, siis ma võib-olla niimoodi... No graffiti niimoodi ei lähe graffitina arvesse. See on tegelikult väga huvitav teema, mida võiks edasi arutada. Ma ei tea selle nii tehnilisi piire, et kas sõrmega lume peale tõmmatud või oksaga või ma ei tea, millega ta tegi. Siin me peame määratlema vist ka selle, et kui kaua see teos peab olema nagu seal keskkonnas. Miks? Nagu kui pikalt. Miks? Et kui ma teen nagu mingi ja kohe maha kustutan, kas see on graf siis või? Ma arvan, korra oli graf. Korra oli või? Et see on nagu ajamääratlus sinu... Ma arvan küll, et ei ole, sest et mõtleme, kui on nagu mingi beef battle või see grafi beef. Lähed teed oma graffi ja su see nemesis tuleb samal öösel kohe teeb üle. No samal ööl seal on juba siuke suht kiiresti, jah. Et ma ei oska võrdlust ka tuua, et kohe kustutad ära või? Jah, et siis ta nagu tegelikult vist ikkagi ei ole, et see kunst peab, siis ta nagu kaduv kunst nagu graffid ju kaovad kogu aeg, vaata, linna keskkonnast. No aga näiteks niimoodi, et päeval on ju linnal eeskirjad, on ju päeval, et graffi tuleb kuradi heakorra spetsialist, vaatab vandalism ja heakorra eeskiri, kui süüdlast ei leita. See on tema arvamus. Süüdlast ei leita, siis peab linn ise selle üle tegema. Öösel tulevad mingid vanad ja väärivad selle uuesti planguks, on ju. Aga ta sinnamaani päevast kuni ööni, seal läks sadu, tuhandeid, miljoneid silmapaare läks sellest mööda ja see oli sellel ajal nendele kangastus see mällu nagu selle igavese kunstina. Jah, ilmselgelt, ma tahtsin öelda. Miks ta peab igavene olema? Ei, ta ei pea, aga ma mõtlengi seda, et sina ülevalt joonistad, mina juba kustutan samas nagu, et kas siis... Värv seina peale jõuab või? Jõuab korraks, jah, aga ma juba kustutan, et kas see on graf või on see nagu üritus? See on rohkem nagu mingi performance, vaatad, mida need tüübid teevad. See lume peale, lumega, sõrmega joonistatud, see ju oli ka graf tegelikult. No, jah, ma veits nagu tahaks öelda, et vist on, jah. Mina ka. Kui see graffiti ei eelda mingit abivahend või ma ei tea ka, lumi on ka abivahend niikuinii. Lumi on libe. Jää on libe. Ja muinasjutt ka veel. Kui seda kõvat räpilugu, Markvardi ja Levandi kõvat räpilugu siin meie räpi saates. Lumi on muinasjutt, hei, lumi on libe. Mina ei teagi seda. Sa ei tea või? Kuidas see on refrään on selline või? Ja siis nad räpivad, kuradi, kuidas seal... No ma tean Mardisalu räppimas küll. See ei ole Mardisalu, Allar Levandi. Allar Levandi. Ja see Ago Markvart, 2 võistlejad. Ma pean seda lugu, kuulake kõik, see on kõva räpilugu, see on üks varasemaid... Ma olen kuulnud, aga ma ei mäleta, et kunagi keegi meile saatis, et mingid esimesed räpilood. Mina olen seda nagu näinud telekas
niimoodi süütus võeti niimoodi aga kas nad, ma ei mäleta praegu see oli seda... video ka, nad möllasid seal ringi nagu suuskadel seal ja igast asju tegid seal. Kas selle vaatluse põhjal, ma ei mäleta seda lugu, aga kas see oli tegemist nagu räpi, nad räägid räppi või nad ikkagi nagu pobotasid või mis seal? No ta oli ikkagi ju selles suhtes naised köögis pobotamine, aga nad proovisid. Räpi kuulajad olid, see tegelikult... No seal oli nagu tuvastatav räpp, aga ta oligi siuke telliskivi müüritis nagu. Kõik oli siuke, võrdne. Kuule, kas räppi et räppar olla, kas selle eeldus on see, et sa pead kuulama räppi? Ei. Miks? Ma võin suvaline black metalist võib tulla ja tõmmata ühe country šedöövri ilma, et seal üldse midagi taga on. See, kuidas ta mõjub räpi publikule, see on hoopis teine teema. Ma tahakski öelda, et minu arust nagu võiks olla kuulanud, võiks olla inspireerunud sellest muusikast ennem. Siis me saame lugeda õigeks räppariks sind ikkagi. Praegu, me oleme vaielnud. Oma standarditest praegu. Me oleme vaielnud. Nii. Et 5 Miinus pole räpi bänd, nad lihtsalt tümpsu peale räppisid. Ja ikkagi nad olid räpparid. Ja nad on ise ka seda nagu minu arust öelnud. Et kui ta juba räpib, siis ta räppar. Vahet pole mille peale. Seda küll ja sedagi ma olen nagu ise ka nõus. Ja. Seega, said vastuse. Jah. No jah. Aga ma ei tea, jah. Aga tasub üle vaadata kõigil see video YouTube'is, kindlasti on... See on nähtav, jah? Kindlasti, ma usun, et on. Ütle see nimi uuesti kaks juhus. Lumi on libe on minu arust selle loo nimi ja MC-deks on Allar Levandi ja Aago Markvart. Ja mõlemad on kahe võistlejad. Endised, jah. Allar Levandi nime, ma ikkagi tean. No Allar sai kurat ju kolmandaks sai veel, kui 90-ndal veel Vene aja, ma mäletan, kuidas ma veel hüppasin telekes, kui Allar tuli ja Toomas Uba ütles ja sealt tuleb meie Allar ja veel on tulla 100 meetrit ja Allar tuleb, meie Allar ja ongi Eesti ja meie Allar jõudis finišis. See oleks nagu eile olnud. Sa mäletad seda täpselt? Jaa. Ma mõtlesin, mul oli täna siuke mõte, et kuidas saaks nagu Eestis sporti paremaks. Või nagu ütleme, et sinna tuleks raha panna ja siis nagu see ala võiks nagu paremaks minna. Tingimused paranevad ja nii edasi. Meid on jumal vähe siin, mingi miljon pluss miinus koma. Siis me peaks nagu mingite sportide tegemise ära keelama ja panema nagu ainult pappi mingitesse mõndadesse. Meid on siin ju mingi äärelinnajagu. Aga see on diktatuur ju. No jah, aga nagu kui me tahame meie Allarile veel kaasa elada, siis muidu me oleme kõik on laiali jagunenud ja teevad erinevat sporti, siis on jälle mingi 56. Nõus, ühtepidi nõus. Aga teistpidi igasugune tsentraliseerimine nii-öelda on näidanud tulemusi, vaata. Nõus, sa tambid mõttetut ressurssi tihti tühja auku. Ma toon ühe reaalse näite ka. Las ma toon oma näite kõigepealt ära. Ma proovin kiirelt teha. Ja, aga nendest võivad tulla sealt ka mingid talendid, näiteks nagu see mitte X-Files, vaid see Reddisis X-Trails, need sildarud. X-Files või? Sildarud, vaata. See on siuke nagu, või kurling näiteks, et kui sa oleks nagu... Ära keelata. Nõus, aga meil on nagu tipud on tulnud sealt, kus ei oota pauku raisk. Ja tänu sellele, et neil on lastud tegeleda nende asjadega, mis tunduvad täiesti ebapotentsiaalsed nagu. Potentsiaalikad tähendab. Aga kurat, me võiks ikka mingites alades nagu ikkagi... Nimeta mõni, mida ära keelata. Ära keelata või? No oleks tahtnud öelda, see ei ole isegi... Kiirkõnd on ju, see on juba meil, on kinni juba või? Ja no õnneks sinna palju sul siin ikka raha vaja on, ongi ainult sool talvel, et saaks kiirkõndi harjutada. Jah, ja kiirsuusatamine nagu ei ole mõtet teha, sest et eesmärk ongi ju kiiresti suusatada. Minu mõte tegelikult algas sellest, et kui me kõik selle raha, mis on
padeliväljakute alla pandud. Oleks pandud Eesti hokikoondisesse, üldse liigadesse ka. Siis kurat, me võiks Kanada vastu 1-1 mängida vabalt. Okei, aga on sul ühtepidi on see moeasi kõik see padel siin ja padel seal on ju. Aga mõtle, siin on nii... Aga... Normaalsesse sporti oleks võid selle raha panna. Oot. Sest et hasartmängumaksu ei saa, aina. Sealt ei lähe pappi sporti. Ei lähe, enam ei lähe, kuskilt ei lähe. Sealt padeli arvelt oleks võinud võtta. Nagu... No aga need saab alati ju ära teha, aga ennem on vaja veenduda, et sealt hunnikust padeliväljakutest järsku ei ole kuskilt mingit maailma meistrid ei tule sealt kuskilt. Mis nagu... Tuleb enne ära keelata, kui hakkab tulema tõesti, jah. Aga ühesõnaga, et see tuleb juba eos, tuleb lämmatada. Tuleb kiiresti likvideerida. Ja siin on vist natuke sükest isegi, ma tunnen sükest kadedusussi hõngu, kuna ta konkureerib ka tegelikult ta on süke nagu väljaku ala, korvpalli, tänavakossu, kõik selle jalgpalli ka. Ja hirm on sul, et ta sööbki välja nagu... Normaalsed spordialad. Normaalsed spordialad, jah. Absoluutselt on hirm. No, see analüüs võiski meid sinna. On kindlalt on hirm. Mis on veel omakorda äärelinnale tüüpiline küüniline suhtumine. Oled sa üldse proovinud padelit või? Ma olen näinud. No, oled sa kiirkõndi proovinud? Näinud oled, on ju? Ma üldiselt olengi see vend olnud kas must või valge. Et ma seal või peal pole nagu väga tihti olnud, et kaks varianti. Kui ma nagu kõnnin, siis on mul järelikult keegi mind taga ei aja. Saan ise valida enda tempo. Ja kui ma jooksen, siis suurenäosus põhjusega. Kas kellelgi eest ära... Ma kiirkõnniga ei hakkaks kellelgi nagu eest ära... politseil ma nagu kiirkõnniga eest ära ja ma juba jookseks, vaata. Aga visuaalselt tegelikult teeb asja selgeks, et nagu... Et kui kiirkõnniga lähed, et see stiilne oleks see küll. Keelata. Tuleks ära keelata. Sealt edasi peab nüüd hakkama mõtlema. Nii padeli sa paneksid sa mitte tanu alla, vaid selle alla, keelu alla. Keelata. Illegaalne. Aga kas sa kriminaliseeriks ka või? Ei, nagu total. Ikkagi total, aga karistusi ka, kes vahele jäävad mängimisega? Ikka. Karistused ka. Sultpall ja mingid siuksed, need võivad jääda või? See peabki hakkama mõtlema, neid üle võrgu löömismänge on palju, peaks kõik kirja panema ja siis mõned lihtsalt ära võtma. Tennise jätma kindlalt. Nagu. Miks tennis? Normaalne mäng. Aga pinks? Pinks on ka päris okei. Okay. Aga rannatennis. Mis asi see veel on? Just täpselt. Rannatennis? Et nagu tennisega mängid nagu on the beach? Ma ei tea, mis seal on ka mingid oma reked, ma ei tea, milline palju seal on, aga mingi siuke mäng on. Ma kõigepealt, kui minul oleks... Ühe nimi on pickleball, aga ma ei tea, kuidas see veel käib. Ma tean ainult ingliskeelest nimetust. Seal on vähemalt mingi pool on sees, mis viitab mingile pallile, aga kui see oleks minu diktatuuri all nagu... Vabandust. Ja mis sa ära keelaksid? No lihtsalt... Mina kõige esimesena keelaksin ära nüüd selle hobu köpslemise, mis puuhobusega üle selle takistussid, et see nüüd jääks küll allapoole seda nagu Ma olen nõus, kindlalt. Ja siis me saame hakata rääkima juba need sünkroonuujumistest ja nendest lindikavadest nagu. Aga nagu mõtle reaalselt, et nagu me peame hakkama keelama, kui me tahame medaleid. Liiga palju on spordialasid. Ja meid on vähe ja me ei saa ka nagu kui niimoodi riigi perspektiivis vaadata. Me ei saa ka, meil ei ole mõtet nagu meeskonnaaladesse ka väga palju panna, on ju. Ma pigem nagu individuaalsetesse aladesse peaks panema. Sa nagu umbes, et need, mis on nagu need õiged spordialad, et seal on nagu üle kivisse rõhutud. Ütleme niimoodi, et mõni vähe siukse toorema kõnepruugiga kibestunud isik võiks öelda,
et näiteks selle jalgpallimeeskonna võiks kohe nagu metsaistutustöödele saata või individuaalaladele nagu, et nad võiksid proovida võib-olla seda ranna sulgpalli. No kui me räägimegi Eesti kontekstis, siis ma nagu raske südamega peaks jalgpalli canceldama tõesti. Liiga palju ressurssi, inimressurssi on seal, võiks kõigile anda selle sama individuaalala, 11 venda platsil ja veel pingil 20 venda, ütleme. Noh, me saame juba top 20 täidame ära, üle jooks lihtsalt maailma tasemel. Kõik see 20 matsi pinksi mängima. Üks hea variant on siiski suusatamine. Meil on juba mingi pädev infra olemas ja neid nagu sinna nagu ja natukene võib-olla jah. Ja mängida nad ei oska, on ju, mõned arvates, aga joosta nad ju jõuavad. Nad saaksid ju minna ju kuradi kergejõustikusse. Suvel. Jah. Talvel suusatavad ja suvel jooksevad. Suvel jah, mingit jooksuala. Midagi ikka võidakse massiga lööma lähevad. Ma arvan ka. 20-kesi lööma midagi ikka kuskil. Täpselt ja nad on nagu nii maailma tasemel ja treenitud, vaata. Ja. Kogu see spordi ja kultuuri eelarve neile vendadele läinud. Ja. Ei, ma hakkan jumet nägema su selles aga mõtleme. No 20, tegelikult me saame rohkem neid sportlasi, 20, me saime praegu ühe jalkameeskonna. Meil on neid veel. Ja. On küll. Rahvaliiga saaks ju lihtsalt staadioni ehitama saata. Tsementi vedama ja nemad vaatavad tribüünilt, kuidas siis teine liiga suusatas. See annab juba täiega sükest Põhja-Korea vaibi veits. Aga ütleme, mingid sisepalli, bowlingud, noolemängud, mingid siuksed. Aga kurling, see läheb cancelisse. No ma arvan küll, läheb cancelisse. Ja see summa kõik läheb okile automaatselt. Palju seal neid on? 2 tükki on harjaga, 1 veeretab juba 3 tükki sellele mängule. Kas see mäng ei meeldi või miks ta ei meeldi? Kas see harjamine või et sisse ostetud? Ma isegi ei tea niimoodi. Tundub siukene lihtsalt selline, samas tal on see underground spordiala vibe, et nad on alati kuskil siseruumis ja siuke. Aga ta naljakas on ta, vaata. No naljakas on ta küll, jah. Ja mingid näiteks, see selleks, ma saan aru, see on jää ja kõik see tundub loogiline, aga mingi polo näiteks ja mingid kuradi hobustega ja mis need kuradi Aasia, need kuradi petangid, mis need kuradi see on see rugby ja kõik mingid siuksed. Vaid see üks on nii loll mäng, issand jumal. No see on see kuradi kaik, aga see kriket või? Ja kriket ja. Vot see kõik nahu on ju. Ja kindlalt kriket ja kindlalt. Ja Ameerika jalgpall nahu, see on ju täiesti solgi. Kahjus küll. Solgivad ju täiesti. See on import, liiga kaugelt impordid. Solgivad päris jalgpalli ära ja nad nimetavad seda nagu sama nimega. See on umbes sama hea, kui munakotte silmadeks nimetada või silmi munakottideks. Sa oled nagu ma saan aru. Oled samas paadis, et me võime koos seda edasi ajada. Aga siis on ju ka mingi iluuisutamine nahu. Ei, või midagi tuleb jätta ka nagu ei, mingid tuleb ikka, ütleme milliga midagi saab ära teha, päris ühe sporti pole vaja, aga ütleme vähendama peame neid tunduvalt. Kiiruisutamine. Peaaegu peame jätma, sest et praegu on seal mingi kõva vend. Aga seal on mingi Eesti vana on nagu. Aga mingi Bobi asjad näiteks. Kui praegu seal ei ole kedagi kohe keelata ära tulevikuks ka, et keegi ei hakka. Ja kui keegi praegu juba äkki kellel küll läheb loll mõte, et teeks selle. Hakkan Bobi sõitma, siis keelatud. Juba kohe jalad ära murda juba puruks. Ei no võib-olla alguses viisakalt suunata. Suusatama. Jah, saadad suusatama. Saadad suusatama. Davai, okei, ma saan. No suusatamine, see on meil ju ikkagi nagu veres, et me ei saa seda eemaldada. Mingid suusaalad peame jätma. No need on geenidest, et sa võid neid nagu võõrutada, aga nagu nad vaata ronivad ju suve rullsuusad, nagu on mingid värd, need on loodud. Rulluisud ja mingid surragaad, värdsurragaadid suuskadele.
Harri ütleb uisurullud nende kohta. Uisurullud või? Mis on minu arust nagu on väga õigem. hea leiutis. Võib-olla on õigem nimetis. Ja, nad ongi siuksed vähe nunnud. Ja. Nad on uisud, aga nad on rullid, nagu uisurullid, nagu rullud, nagu noh. Väga konkreetne, õige. Jah, et sellised mõtted siis spordivaldkonnas. Jah, et Eesti, et meil on siis nagu, mitte ei ole ROK, vaid on ROKK, ehk rock või? Jah, mis see tähendab? Või lihtsalt rock? Lihtsalt rock, nagu, kui me juba niimoodi koorime kartuleid, lihtsalt niimoodi, siis me võime ka selle nime panna nagu... Et mis see tähtes moodustub? See ongi rock. See ongi rock, lihtsalt rock, nagu kas peab veel mõne ala ära keelama, et siin rahu saada, võtsin ahve. Vabandust väljendusside eest. Et aga kõik ei ole nii roosiline, et meie siin muidku määrame ja keelame, et ka meie kindlus sai tuld ja tõrva siin hiljaaegu. Meil oli 5 küsimuse saade oli. Ja meil tuli täpselt 5 isiku poolt tuli täpselt 5 küsimust vastu. Kuna kuulaja, vaataja soovib teada, teeme väikse küsimuste ringi siis või? Teeme väikse ülevaate. Ma pean vaatama, jah. Vaata, et võtame... Kas sa tee väike intro rubriigile? Et väike rubriik, kodanike mured, kaebused, tagasi ja murenurgad. Et hetkinen. Et meil siis oli saade siin hiljaaegu, viimane 5 küsimust meil oli ja seal oli meil tagasiside. Küsimused. Tulid küsimuste laviinina väidetavalt 5, aga faktid olid natukene teist keelt, et kas 3 või 4 oli. Siin on niimoodi, et on 3, aga ütleme, et ühest saab teha 2 ka. Saab jah, et ikkagi venitab. 4 venitame ära. 4 saab kätte. Jah. Ja esimene... Nii, esimene küsimus siis. Väga peale hakkamist Tal ka meile 5 küsimust. Jah. Vastame hea meelega. Miks see tüüp paremal nagu teletupsriides on? Sina siis, vaadates sealt. Hea küsija, aitäh komplimendi eest. Mind on koledasti... Sul on jälle samad riided, ma vaatan. Koledasti kutsutud, nimetatud koledate nimedega, aga nii ilusat nime mul ei olegi pandud, ma tahan aitäh. Mõned koledamad pärlid. No mädanik. Jah, see vana hea. Noh, küüditaja. Ega Venno Loosaar ka ei ole ilus asi. Ei ole. Teisel inimesel öelda. Võib-olla 10 aastat tagasi oleks natuke positiivsem, aga siin peale mingisuguseid sündmusi ei tahaks enam. Jah, võib laimu alla liigitada. Jah, et nii kergekäeliselt ei taha enam. Ja see oli esimese küsimuse vastus oli see tegelikult. Sellel ei ole isegi mul vastata. Ei, sinul ei olegi, mina vastasin. See on ma hea meelega näen teletups välja. Nii, no järgmises on 2 küsimust. Millal te töö leiate ja oma vanemate juurest välja kolite? Järjekordselt ma tahan tänada nagu kõik eeldused on nagu sinna suunda, et ta peab meid noorteks inimesteks. Mul on nagu jäänud nagu sealt läbi kumama. Ja aitäh selle eest, et mind ka nooreks peetakse. Sest ma tegelikult võiksin olla isegi võib-olla peaaegu varsti võib-olla selle kodaniku vanaisa. Isa kindlasti. Ei, jah. Ma arvan. Ja oleks võinud vanus olla kirjutada. Oleks võinud. Ja teised küsimused või vastused tähendab, et töö on leitud. Sinul on ju siin, see suur sündmus. Kaua sa nüüd tööl oled käinud? Kõva 2 kuud nüüd. Ja kuidas eras on siis ka? Kuule, erasektoris on teistmoodi, aga
noh, ta vaata tegelikult ei ole erasektor, on ju. Emafirma mul on ju ei ole erasektor, aga minu ja töö on nagu erasektori töö. Ehk siis tavaline kuradi töö, õige töö. Ja raske, aga huvitav. Sina leidsid töö? Jaa. Ja sina pead nüüd vastama. Ma ei tea, millal leian. Ega ei otsi ka eriti. Kes ei otsi, see ei leia. Ja tavaliselt on nii, et kes ei otsi, see ei leia. Jah. Ja kodust ma olen ka tehtud. Ma olen puhas sellest süüdistusest. See juba rohkem kui 2 kuud on ja. See on ikkagi väga palju rohkem kui 2 kuud, isegi rohkem kui 4 kuud. Kolisin välja 2005 kolisin ma kodust välja. Lugematu arv aastaid. 20. No, mahub sinna vahele, jaa. 21 saab põhimõtteliselt öelda. No mis me siin neid sente loeme? Nii. Järgmine vastus. Mina pean vastama ka. Sina pead ka vastama. Mina ei ole kolinud välja. Millal kolite? No ma arvan, et ma ei koligi. Miks sa peaks kolima enda majast nagu, või noh, kodust välja? Ma ei näe küll, et ma sealt välja kolin, ma mõtlen. Ega ei koli, jah. Mul on selline lõunamaade stiili, et generatsioonid elavad ühes majas kõik, vaata selline Itaalia style. Jah. Mis ma siin kord hakkan ressurssi kulutama? Jah. Lihtsalt selle pärast, et lihtsalt kolimise pärast. Jah. Jah. Jah, siis mina ei tea. Sai korda selle vastusega. Jah. Kuidas teil 24 tunniga ainult 32 vaatamist on? Kurat, see on ju üle vaatamise tunnis. Jah. Ja 1, see on siis 1, midagi. Ja ilma sinuta hea küsija oleks 31 olnud. Nii et aitäh vaatamise eest. Aitäh toetuse eest ja pane subscribe'i ka ja et ja kutsu sõpru ka kuulama, kommenteerima. Ja kommenteerima kindlasti, jah. Ja. Et küsige, YouTube'is saab küsida, saab hästi öelda, saab halvasti öelda või lihtsalt kurtke muret. Ja sellepärast on kuulamisi nii, et eks sisu kirjeldab arvu. No. Ega muud ei oska öelda. Eks kvaliteet näitab kvantiteeti. Jah, eks ta nii ole, et midagi pole teha. Jah. Aga 1/30 tänust tuleb sulle. Sa nimetasid selle rubriigi ära ka või? Mis sa alguses ütlesid? See oli kodanike murenurgad, kõik siuksed. See oli see rubriik. Ja... Kas see läbi, jah? Ja seal polnud rohkem küsimusi. No võt. Ma tahtsin seda küsida, et sa üks päev rääkisid, või ta ütlesid, et sa tahad rääkida sellest Bandcampi asjast, et seal see tehisintellekti muusika on keelatud seal platvormil. See on väga positiivne uudis. Et selles suhtes hea on eraldada mingisugused sektorid, et oleks variant B, oleks variant C, oleks variant ja nii edasi. Et see peab see AI majandust, ta peab oma loomulikku nagu evolutsiooni järgima. Teda saab nagu inimese hüvanguks kasutada, ta peab arenema ja paratamatult on seal ka see muusika ja see loome pool sees. Seda parem ongi, et nüüd mingid platvormid, Bandcamp näiteks, et tema võtab ainult päris inimeste nagu muusikat. Ehk siis ta hoiabki selle sektori nii-öelda puhta ja nad ei mõjuta teineteist. See AI muusika maailm, ega siis see, sest et Bandcampist, kui sa hangid, sa tead, et suur tõenäosus, et sa oled ikkagi saanud nagu päris bändide ja päris inimeste nagu artistide muusikat. Jah.
mitu asja. Üks see, et sinna läheb niikuinii läbi, et ma ei tea, mis need tingimused seal on, et kas minu arust oli see, et nagu täielikult ja osaliselt ka nagu ütleme, et sa oled, ma ei tea, klaveri ainult lasknud teha, sellel mingisuguse generative AI-l, ja sa kasutad seda ülejäänud asjad oled nagu ise teinud, vaata. Et minu arust seal olid nagu osaliselt, see nagu ka ei ole nende platvormil okei, Mis jah? Mis on nagu nice või see lihtsalt, neil on see nagu turunduslikult ka ju nice, et see turgu sellel on ja need, kes nagu sinna platvormil lähevad, need ongi need, kes nagu ostavad muusikat, liigutavad seda klotsi ja see nišš ka nagu öeldagi välja, panna see oma selleks brändi asjaks, et meil siin AI mussi ei ole. Inimesed otsivad seda nagu, et ei oleks vaata ka, sest et see asi nagu läheb vahepeal nagu käest ära lihtsalt, nagu Spotify läheb käest ära, YouTube läheb käest ära, need on nagu lihtsalt vaata, siin on nad ei ole nagu, kui nad tulid turule nagu Bandcampi, ma mõtlen, et nad juba kohe alguses, nad ei olnud nagu, et kui siin on nagu siuke nullfaas ja siin on nagu mainstream ja siin on nagu underground, et nad ei olnud seal kuskil nagu mingi ääre või kuskil seal keskil, vaid olidki kohe joos, oleme ikka underground ja nii ongi, et siin vahel nagu väga siukest nagu mänguruumi ei olegi, et. Ja seda nii-öelda iseseisvad muusikud ka läänes kiidavad seda platvormi. Seal on veel need ka Bandcamp Friday'd on nende nimed. Mingi Friday, mis on aastas mitu korda. Ja siis sellel päeval, kui sa müüd näiteks mingit plaati või värki, siis sa ei pea neile seda tasu maksma. Mingit vahe seda vahendust. Ja nad teevad neid Bandcamp Friday vist. Ja iga aasta on mingi 8, 7, 6, ma ei tea, mingi siuke arv tükki. Aga ma siin lugesin hoopiski mingit päris hullu uudist või nagu mingit seda jälle mingit postitust, et tahavad mingit siukest seadust teha, et autorile ei jäägi autori kaitset, vaid et kuidagi et seda võib kasutada nagu igal pool põhimõtteliselt. Sa mõtled seda tehisintellekti poolt genereeritud muusikat? Näiteks sinu looming, minu looming, et sinna enam ei järgne seda autori kaitset enam. Tegelikult on see Eestis või? Üle maailma tahavad seda vist euro mingi sellega. Euroopas või? Jah, vist on praegu igal juhul. Ma ei ole sellesse süvenenud, kuna see tundus nii õõv juba see. See tundub nagu siuke vastane. Euroopas on mingid andmekaitse või asjadega nad üritavad tegeleda. See tundub, et võetaksegi nagu ära see autori kurat, ma ei usu, ma natuke nagu tahaks kahelda selles, et see nii lihtne on, sest et need autorikaitseorganisatsioonid on igas riigis esindatud ja seal on ikkagi nagu tulihingelisi, et see vajab niimoodi see läbi küll ei lähe. See vajab täpsustamist ja lisauuringuid. Ja. Mina olen skeptiline selle koha pealt. Aga oota, mis see algusne jutt oli üldse? AI. See võis olla AI, oota sellega. Bandcampist rääksime. Jah, Bandcampist jah. Et mis ma enne tahtsin öelda see. Jah, seal saad ju müüa nagu plaate ja värke ka vaata müüki panna, et seal sa ei pea ainult nagu digitaalselt mussi müüma, seal saad müüa merchi, saad panna sealt ja ma just üks päev tegelesin sellega seal, panin olme asjad sinna, lihtsalt ma tahtsin seda, ma olen kunagi pannud, tahtsin seda protsessi läbi teha uuesti. Olme jääb ja see platvorm jah nagu toimis lihtsalt, kuidas see töötab, kui panna sinna asju ja nii. Mulle nagu praegu nagu flipis või tuli nagu siuke see, et see on nagu siuke natukene see AI muusika või AI loome, et see on nagu ka siuke nagu teaduseksperiment nagu selle koha pealt, et keeled on erinevad. Et kui sa pead talle sisse söötma nagu mingisuguseid sõnu, mingisuguseid väärtusi, mingisuguseid nagu asju on ju, et kuskilt maalt lõppevad nagu sõnad, kirjeldavad sõnad otsa. Me võiks pärast mis proovida, me ei saa siin saate ajal vist proovida.
kas telefoniga saab. Ütleks talle, et kuule, tee mulle üks People Understand, ei, mis see oli see? People Without Shoes'i, Big L-i, siukses stiilis loo, kas ta nagu... Ja mis ta kas ta saab essentsile pihta või? Mis ta nagu kokku jah, kas ta saab essentsile pihta või ta paneb nagu täiesti nagu mujal. Sa juba proovid või? Ei, ma ei proovi, aga mul tuli meelde, et ma ennem scrollisin siin aga ma ei teinud seda ilmaasjata, vaid ma viskasin kiirelt sisse AI-sse siia Google AI-sse, et describe DJ Maci music, he's Estonian artist. Oota, mis sellele? Google'i AI mode'ile. Google'il on ka siuke. Google'il on siuke lisa see, et ülevalt seal, kus images ja need on või? Tal on nüüd vasakus ääres on, et eesti keeles ei saa kahjuks aru. Aga et kiirelt, mis ta su kohta siin räägib siis ka? Teadis ta mind? Teadis küll. Et ma proovin siis nagu tõlkida siis. Aga kas äkki ta räägib mingist, sa ütlesid lihtsalt DJ Maci või? Oot! Ma ütlesin describe DJ Maci music. He is Estonian artist. Okei. DJ Maci. Sulud hakkavad. Also known as DJ Maci Freekas or Maci ääga. Ja K-iga. M-Ä-K-I. Ma mõistan, kus sa selle saanud. Sulud lõppevad. Is an Estonian producer and DJ. Primarily rooted in the underground hip-hop and rap scene. Based in Pärnu, his work characterized by a raw alternative sound, often released through the Töökoda Records label. Võib-olla sa peaksid ise nagu... Ei, ma sain väga hästi aru. Said või? Yeah. What you me before? Yeah, music style and key elements. Genre bending beats. While his foundation is boom bap and classic hip hop, he's frequently experiments with drum and bass, as heard in his popular remix Litakas. Maci TNB edition. Ja. Ma olen meelitatud. Production and sampling. He's a prolific beatmaker who often incorporates bass, guitar and gritty atmospheric samples into his tracks. Gritty atmospheric võib isegi nagu täitsa täppi. Mis seal veel oli? Gritty atmospheric ja mis veel? See on midagi, mida ma sihin küll, jah? Incorporates bass guitar and gritty atmospheric samples into his track. Bass-gitarr ja davai. Collaborative focus. Much of his discography consists of collaborative projects and edits for other Estonian artists like Pluto, Pinada, Ono Jopska and Põhjamaade Hirm. Plutost on remix tehtud selle seda YouTube'ist. His music is described as part of Estonian's underground movement, focusing maintaining a local non-commercial feel. No võib öelda küll, jah. Yeah. Fuck the system. Jah, et establishment. Suure tõenäosusega, kui et kirjelda nagu... Aga ütle talle, et describe his beats and soundscapes. Kirjuta ise. Okei. Siia sama peab kirjutama, jah. Ask anything, tegelt. Jah. Ta võtab vasta su käest küsimusi nii palju, kui soovid. Aga jah, selles suhtes, et seda AI, et ta nagu las teda arendatakse, et vaata, me oleme rääkinud varemgi, et eks liiga palju hea vastu tekib ka rutiin. Seda on liiga palju teksti, ma ei viitsi hakata seda vist. Ma ei hakka ka siis... Seal oli õiget mingit boom-bappi, vähe mingit lofit. No ennem ta ütles ka, see gritty atmosfäärik oli väga hea. Ma võtan selle sõnavarasse. Või tähendab, mitte nagu võib-olla endale aiu, et nagu... Et see on nagu uskumatud, kuidas ta nagu... Vaata, sa minu oma... Ta praegu inspireeris mind, ma võin sulle öelda veits. No vot, et... Ma tahaks mingit gritty atmosfäärikut küll praegu teha. Peale saadet hakkad siin uhama.
jah, oota, aga sa hakkasid enne miskit, me hakkasime midagi siin tegema. Ennem kui... Me tegime seda Google AI-tamist. Jah, aga see oli ennem seda hakkasid sa mingit muud asja või mingi asjaga hakkasime pihta, ma enam ei mäleta nagu, et nagu. Jah. See on nüüd läinud. No seda, et seda AI-mussi on nagu jõhkralt palju, mingi Spotify, mingid suuremaid üldse mingi playlist pead nagu ma ei kuula eriti, aga need on igasuguseid asju täis. See on igasuguseid muusikat täis. On, et mul tuli meelde, kas me selle nagu lõpuni arutasime, et kuskil maalt saavad sõnad otsa, et kirjeldada, et aga siis lõpeb ka ju ära loo nii-öelda kvaliteedi level ühesõnaga või siis, et kui sa ei suuda talle nagu rohkem infot sisse anda, sa hakkad kordama, siis see lugu nagu või siis see tööver ju enam paremaks ei lähe. Noh, piltlikult. Saab niimoodi. No ma olen siin proovinud näiteks mingisuguseid nagu logosid vaata või mingisugust nagu sanatele nagu, et noh, et biomehaanikat vaata lisa. Siis ta nagu teeb küll, siis üritad, lähed veel sügavamale nagu, et ta täpsustama. Siis ta kuskil maalt enam, ta läheb võssa hakkab minema ja lähebki võssa, sa enam ei too teda. Sa tegid mingi konkreetsele asjale logo? Jah, sisestasin konkreetselt nagu datat. Selle Google'i omasse või? Ei, see oli mingi AI chat'i, no mingi keegi. No ja mõned on vaata, ongi mõeldud mingite visuaalsete asjade jaoks kohe ekstra selle jaoks töötavad paremini, et oleneb millist kasutad ka, vaata mõni on võib-olla loll visuaalid, teebki mingit ei no ma küsisin ma ei tea, aga millised need head on. Möögits tal on mingi, ma ei tea, mingi on ju siis ma nagu kasutasin nagu alles tutvusin nii-öelda selleks, kirjutasin et nagu räägi kurat Eesti Deep House'ist. Yeah, it's a very good question. Wait a minute, I right away, answer is coming right away. Estonian Deep House is a very good music. Sinkhole, nagu ei ole niimoodi vaata nagu ta seal, et ta nagu kasutas, küsid, kui ta pidi tahad nagu täpsusta, siis ta sõnastas oma asja ümber, aga mõte ei kogu aeg samaks vaata. Et ma ei tea, neid on ka nii palju, et milline see hea ja kus nad seda infot nagu võtavad, nad ju lihtsalt töötlevad ülikiiresti mingit infi läbi ja siis selle põhjal annavad, millist infi sellel on, et ma ei tea. Ma suurt pole kasutanud, me vahepeal, kui me seda, mis me teeme, Töökoda FM-i, siis vahepeal mõni lugu tekitab rohkem huvi, kui mõni teine meil saate ajal on ja lähme põlema, siis me oleme vahest vaadanud, vaata, lisainfi annab kiiresti kohe ette. Võib-olla saab mingi ägeda fakti teada, võib-olla mingisugune äge seos järgmise asjaga või kuidagi see selles kontekstis on siiamaani nagu tööriistana sitaks näis olnud. Ma hakkasin praegu mõtlema, et vaata, et näiteks Deep House on ja et ta peab vaata sinna süvitsisse kaasa võtma, vaata. Et kas AI nagu, vaata see on nagu selline nagu X-faktor natukene vaata või nagu, et sa panen nagu selle looga transi viid. Et kas AI suudab sellist efekti tekitada? Mõistad? Tegemisel või? Ja, et tee üks Deep House'i lugu, et kas ta suudab nii teha nagu mingisugune kuradi... Nagu nullist, nagu ütled talle lihtsalt make a Deep House track. Ja siukse loo nagu, et järsku avastad, et oled kuradi 6 minutit kuskil mustas augus olnud. Ta läheb ju, tal on vaja nagu... Happy Hardcore tuleb sealt. Ei, ta läheb ju põhimõtteliselt, ta läheb YouTube'i paab Deep House esimene peale. Nii, okei, mõned veel, 3., 4., 5. Ma teen sellise.
jah, praegu ta on siuksel tasemel, aga ma mõtlen nagu, et ei, tegelikult ta ei ole siuksel tasemel, sa pead talle kirjutama täpsemalt. aga kuidas Don't make top 40 Yeah. I like these artists make it fucking very deep this time, ma ei tea. ja et ta peab nagu kirjutama, ma ei oska inglise keeles rääkida, aga et välistama võib-olla lugu, ära mis- nendelt võtta või mis mind trans viib endaga kaasa, võtab mind unustusse, viib nagu, kus ei ole aega, pole ruumi, vaid on see muusika ja minu olek nagu, et noh. ja siis teeb tee üks järjekordne Janno Kekkoneni tiibi lugu. labane tiibi lugu. järjekordne ühte auku labane tiibi lugu. Mina toksin siin vastu seda. Siukene masin, Kääksu, ma ei tea, mis selle nimeks panna, aga Kääksu Maker, on ju, rahvusvaheliselt. Siis teed boom-bap'i biiti, on ju, aga rõed, pealt on kääksud puudu, on ju. Siis võtad mikrofoni, teed ja siis ta laseb sulle sellised torud välja õiges helistikus, paneb seda vanakooli ravvi ka juurde ja iga kord teed erinev. On siuke masin on vist olemas tegelikult. Siuke on ikka, aga tead, kurat, talle ei ole öelnud, et sa tahad People Without Shoes 95 + 200. Et see on selline, et tal tulevad ainult need õiged. Ilusad. Ta ei tule mingitsuguste proovima sulle mingi new type jazz, mingi... Tal on nagu see ja... Vaata nagu, nende udupeened... See oleks kõva tööriist ju. See oleks väga kõva tööriist. Muidu on see, et tuleb mingi puhas, mingi siukene, noh, mitte selles stiilis, tal tulevad need õiged iga kord ja siis suuga teed, või natuke helistikust mööda, ta on see härra Pavla, ma teen korda. Sul on vana kõik on rohelises, sektorid on rohelises, ma ajan kõik rohelises. Mina kasutaks sellist. No see oleks jälle üle põlve lihtsalt. See tunduks niuke cheat ju. Jah, ei no ega see ei ole, sa oled ise oma suuga teinud selle tegelikult. See on ju muusika, see on ju puhas loome, enda loome. Seda jah, aga noh, keegi peab tal olema õpetanud ennem, vaata seal tekib see autoriõiguste värk, et kellelt pealt õppis. Millised need õiged saksid on, vaata. Mina kardan hoopis seda, et need masinad aetakse nii heaks ja kvaliteetseks, et nad lõpuks ei oska ka enam sellist toorest kuuri soundi enam välja anda. Kui sa ütled talle, kui ta teab, mis see on, siis lihtsalt ütled tal, ta on nagu... See peab nagu näoga sisse suruma, vaata nagu umbes, et näed sellinest kuuri soundi. No kui tal datat on seda, siis ta teeb. No kus ta võtab seda datat? YouTube'ist. Praegu on see, ma olen aru saanud, et siuke metsik lääs, et nad lihtsalt võtavad ja ütlevad, et sorry, me ei ole võtnud, vaata, aga masinad teevad neid asju. Seal on sellega, nad ju jauravadki selle ümber, et kas võtsid? Ei, me ei võtnud. Mida see intelligent on I, on ju? Artificial, aha, okei. Tehisintellekt peaks olema üpris täpne. Kunstlik intellekt. Artificial võib-olla nagu natukene spetsiifilisem sõna kui tehis või? Vaata, ma ei hakka siin, ma olen rääkinud, et mul see lääne... Sa ennem rääkisid inglise keeles. Lääne väga hästi. Parental Advisory ja Electricity, jah. Ja Old Dirty Bastaro. Old Dirty Bastaro. See on juba klassika. See on klassik. You already know what it is. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic, don't check it down. Läbi korrat võhmba. Ma olen paar korda proovinud mingisuguseid, enamus need aparaadid, need head vist genereetivad, mis mingit musavärki genereedivad, vist maksavad nagu. No kas see Suno on vist mingi suur, sealt ma olen nagu proovinud mingit sound'e, ma pole neid kasutanud, ma ei tea, järelikult ei sobinud vist tol hetkel, aga ma pole tagasi pöördunud. Võib-olla peaks katsetama vahepeal. Aitama või? Jah, või arvad, et on see on nagu liige, ikka peab gatekeepima seda. Vaata siin ennem sa rääkisid, kuidas
sirbi ja vasaraga. aga kui ma sampledan ju kogemata mingit AI generated džässi, sest et fuck see kontrabaajad seal all on nagu jumalik. Ära too seda näidet, ma tahan oma selle jutu lõpuni rääkida, siis too oma see näide. Aga ütled, et heas usus läksin, tundus nagu päris track, pilt oli ka päris inimestel. Suuga tõmbasid siin spordialasid, siin niimoodi vähendasid. Ja nüüd siis kurat selle aja, mida sa seal AI-tad, saaks kasutada päris muusika arendamise ja õppimise ja sinna rakendamisega. Sampleldamist me loeme ikkagi ju päris muusika tegemiseks. Ja ma lihtsalt... Ma muud moodi ei oska. Ei, ma niisama siin plöterdan. Vaata, see on nagu see, et Ameerikas täitsa et kui sa panka oled röövima ja siis tahad GTA-d teha nagu ja koomiksid kogemata manuaalkäiguga kasti otsa vaata, siis on ju pusted on kohe, sõita ei oska. Et kui sa oled harjunud ainult nagu, et pane sinna see hääl, pane nüüd sinna nagu. Ja aga kui instrument panna nina alla, siis ei ole midagi või siis mingi masi, millega sa lõikad, töötled, värgid, see kõik on muusika ja seda on kõik teinud läbi aegade. Ja ei, sellega ma jätkan ka. Aga ära aita. Arvad, Siis sa hakkad ka pobotama. Ma praegu hullult kui sa praegu aitad, siis hakkad ka tulevikus pobotama. No ma olen mingil kujul nagu pobotamisega tegelenud. Et see annab nüüd siis ka, et kui juba pobotad, siis ma juba võin ka aita. Ei no seda, mida me kutsun pobotamiseks, ma olen osalenud sellistes lugudes. Üks peaks varsti tulema, jumal kõva lugu on. See ei ole pobotamine. Ma pärast lasen, siis hindad. Siis hindan. Mina ei vokaliseeri seal, aga see peaks varsti äkki saab see lugu valmis. No pärast sa hindad, siis ütled, anja? Saab tehtud. Aga see see AI-ga täiendamine, okei, sa lood nagu, ütleme siis mustrid, peenkoelist mustrit AI-ga, okei. Mis mina nagu, hoia oma mõtet. Mul lõppeski siin ära. Väga hea. Minu arust on üks võib kurb või siukene koht, mis seal võib nagu olla, on see, et nagu kui ta läheb, ütleme, päris heaks ja vokaliseerimine ja kõik on nagu sitaks headal, siis nagu produtsendid arvavad, et neil ei ole nüüd enam artiste vaja ja artistid arvavad, et neil ei ole nagu produtsente enam vaja vaata. Ja teamwork, kokku saamine, face to face nagu... Veel rohkem artiste, veel rohkem lugusid, veel vähem läbikäimist. Ja sellist, ütleme seda loomingu poolelt, et me saime nüüd kokku, vaid nagu tegid õhkralt hea biidi, panid kohe, et kuule, mul on vaja siia sellist vokaali, täpsustad kuradi detailideni ära, toimib ka ja siis jah. No aga see on nüüd siis see enamus alast sektorist, aga siis on see Bandcampi punt nagu, kes käivad lõkke ääres iga aasta kokkutulekul ja räägivad päris ekslikku ja teinekord kõrvale mitte täpset muusikat, mida AI ometi ei tee. No mida AI ära ei saa võtta, on head maitset. Ja et no võib-olla jah, see asi, see tegemine lähebki nii lappama, et see maitse hakkab järjest rohkem lugema ja sul on lihtsalt, ütleme, üks väga võimas tool, tööriist lihtsalt arsenalis, kuidas oma maitset presenteerida. Me oleme turbulentsetel aegadel nii, vaimses plaanis me oleksime tegelikult võib-olla nagu valmis järgmisele levelile minema, aga kuna meil on see änne ja kõik see, siis me tahame sõdida hirmesti ja seda madalat otsa tahame ajada nagu. Aga paratamatult nüüd see tehnika areng meid nagu kultuuriliselt on toonud nüüd küll nagu
igatepidi nagu siuksele ristteele, et keegi kurat ei tea, kuhu edasi, et mis suunad, mille üle võtab. Ma kardan või mitte ma ei karda, vaid ma arvan, et tuleb mingi kolmas asi, mingi vana sümbioosi, mingi vana sümbioosiga, uus nähtus. Ma usun, et siuke see päkapiku disko, see juba on. See on olemas, aga klubi majandus kukub kokku. Ja see oli just isegi värskelt oli uudis, et... Ja, et see nüüd on see, mis selle otsa lahti teeb. Hakkab see kodumajandus hakkab nüüd on ja... Et kõik on, lõpuks istubki diimanil ja kõik sõidab. Ei, aga kas seal mitte ei ole see, et seal ka vist oli välja tood, et nagu inimesed pidutsevad mitte nagu klassikalistes ööklubides, vaid mingid siuksed baarid ja lounge'ed on, kuhu nad on kolinud? Jaa, ongi, et baarid ja kodud, ühesõnaga, kus on, tehakse siis kodupidusid nagu. Jaa. Et elame näeme, et mis formaat nagu et kuskil pealt tulevad jälle need kontserdid asjad ka, kuni nüüd see siuke see DJ-induse käib ka päris seal nagu augus ära, põhjas ära, kuhu ta on teel praegu. Et enam keegi ei miksi, kõik tantsivad ja teevad mingisugused pornoliigutusi seal, seksivad selle DJ equipmentiga. Et see peab ka käima nagu põhjas ära ja siis tuleb uus normaalsus nagu tagasi. Mina seda DJ koha pealt täiega naudin seda, et lähed YouTube'i. Mul on mingisugused kanalid või tüübid tekkinud, kes üks on mingi Jaapani kuskil mingisuguses väikses baaris, mingi kohviikus. Yeah. Paneb hip-hopi täiega. Sette on filmitud nagu erinevad kaamerad, siuke kerge produktsioon. Hea muss panen kodus peale selle, vaatad läbi teleekraani seda ja täiega mõnus. Jõhkralt mõnus. Ja hästi kuradi miksid. Hästi miksid, hea set on, vahepeal vaatad, mis seal nagu rahvas käib on ja selline mingi chill koht on ja siukseid, mõned teevad kodus jumala ägedaid, vaata mõni paneb visuaalile rohkem rõhku, mõni paneb vähem, vahet pole, muss on hea ja mõnikord see karakter seal loeb ja niimoodi on täiega mõnus vaadata. Vaata, sa minu arust väga siukse hea näite teid või hea siukse iva, mis on tegelikult nagu kõige olulisem või mis nagu määrabki, et ega see nagu maitset ei muuda, vaata. Et lõppkokkuvõttes hakkabki ikkagi määrama nagu maitse ja vahet pole palju sul seda kuradi jerundaad sinu ümber on, et sinu maitse otsustab seda, mida sa tarbid nagu, et lihtsalt see paratamatult need vahendid lähevad ülivõimsaks on ja, aga lihtsalt see saad ellu viia seda teistmoodi, siis lihtsalt meil on võib-olla nagu raske kohaneda, jääd vanemaks selles keskkonnas on ja, aga mingite noorte jaoks on see nagu iseenesest mõistetav, et niimoodi me teemegi neid asju, et samas võimalused on kogu aeg paranenud, aga nüüd on nagu mingisugune jõhker tööriist. Samme on palju vahele jäetud. Väga kerge, kui sa nagu jagad seda tehnika poole matsu ja natuke tahet on, siis on võimalik sul suht kergesti teha nagu rasket muusikat, keerulist muusikat, on ja. Aga seda me oleme soovinud ja eks aeg näitab. Mul on sellest sellise, ütleme, true school hip-hopi koha pealt ei ole hirmu, sest seal on ikka nagu omad põhimõtted, et kes selle, ütleme, ajalooga tutvub, kes sellest lugu peab, sellest muusikast. Need asjad käivad nagu nendel reeglite järgi on ja muidugi ajaga käiakse kaasas ka, aga mingisugune kogukondlik kuuluvus ja siuksed asjad seal on need muud argumendid on ja nii kui rahvas kokku tuleb, siis on ka ju tegelikult nagu okei, isegi kui mõned uued tööriistad on kasutusel, et hip-hop on selle koha pealt oma sellel nagu sellisel selles vintage mode'is on ikkagi, ta jääb. Vaata, mul on praegu siukses ta siin vahepeal lahkneb siin igale poole, aga see me oleme praegu nõus, et me oleme praegu vaata siukses ajastus, et
et inimesed ei taha liikuda, tahavad olla kuradi kõike kodus tellida, värki-särki, onju. Aga ma arvan ka, et ka see on nagu mööduv tendents, et kuskilt maalt jälle avastatakse, et ikkagi see kuskil kohal käimine, kontserdil käimine, kuskil nagu pidudel käimine, et see nagu lihtsalt teistmoodi on see nagu kuidagi mingi suund on nagu teine, noh. Et kas see mandimajandus nagu käib maha kuskilt maalt nagu, et hakkab mingi karske vaimsus, noh, või siis just vastupidi, kõik keevitavad ja noh, mingi sihuke. Noored ei pidanud nii palju jooma ju, et nad keevitavad. Nad võib-olla, jah, ma ei tea, kas teevad kõik, aga jah. Ma ei oska ka. Alkoholi tarbimine on väidetavalt mingisugusel nooremal generatsioonil vähemaks jäänud. Ja nagu sa loogiliselt võtad, siis nagu seal ei ole ühtegi loogilist argumenti, et miks seda võtta, seda kärakat. See tundub sulle nii. No ju noored ka niimoodi näevad, noh, et selles suhtes tegelikult, no kui sa oled sõltlane juba, siis ei ole seal mõtet enam midagi rääkida, sest siis on hoopis teised süsteemid töötavad ja siis on hoopis teised, noh, diagrammid. Aga et nagu, et see, kes nagu alles on teel sinna või alles nagu plaanib nagu, no ei näe loogiliselt küll ühtegi, noh, see pohmakas, kasvi see pohmakas. No jah, või kui sa ennem ikkagi nagu teiste droogideni ennem jõuad, siis on nagu tõesti alkohol näeb siuke perspektiivitu junn välja. Ikka kiirkõnniga vähikäik. Sa oled juba kõik head asjad ära proovinud. Kiirkõnniga vähikäik on see kuradi, noh. Et õiged asjad tuleb ennem järgi proovida, siis ei tahagi seda kärakat, ne? Tore, et me ka siia sektorisse maandusime, käraka sektorisse. Et ma tahan, mis mind ikkagi närvi ajab. Meil kõigil on vedanud, kes ennem leidsid teistsugused droogid. Teistsugused tegevused. Leidsid ennem, ei pidanud seda käraka teekonda läbi kolistama. Jah, aga see, kes on kärakast nagu tulnud ja on läbi käraka üles kasvanud ja sellest aru saanud, et see ikkagi, noh, on ju, siis see nii kergelt tagasi sinna nagu rüppe ei lähe. Aga see, kes on alustanud nagu teistest asjadest, temal võib jääda elu lõpuni kripeldama, et ei tea, mis kui oleks on ju joodikuks, on ju kõik, mis ilma oleks jäänud, on ju. Et siiamaani oleks elus. Ja et see kipitas võib-olla see või kahetsus, vaata, et ma läksin nagu seda teist teed, vaata, et mis oleks siis, kui ta on siuke romantiliseeritud, siuke nagu käraka. Mis siis, kui ma oleks kohe hero hakanud tegema? Ja, mina näiteks suure tõenäosusega jääbki mul see kummitama, et noorena, et mis siis kõik oleks olnud, on ju, kui oleks erot kohe hakanud tegema. Mitte seda kärakat jooma, on ju. No. Et eks meil, vaat siin ongi, et ei tasu need uhke S-klassi Mersuga mööda sõitjad kadestada, sest et sellel ajal, kui tema sõidab selle S-superklassi Mersuga, jääb tal kogemata Opeliga sõitmine, nii et tema miinus. Jah. On ju? Jah. Ja ta ei saa öelda, et ma sõitsin Opeliga. Ta saab öelda, et ma sõitsin oma S-klassi Mersuga. Tal ei ole kogemust Opeliga, nii et tema on kaotaja. Said sellest loogilisest jutust aru? Jah. Elagu kärakas. No keskkond tingib selle, et sa pead sellest alustama, vaata, noh. On ju. Teisi asju müüda poes, kurat. Vaat ma ei tea, mis asi tingib, sest et paljudel jällegi ei ole see argument. Paljud ei lähe seda kärakat võtma, paljud ei võta midagi. Tõsi. Et
ma ei oskagi öelda, kust see nagu tuleb. ei no see, ma mõtlen just, et nagu nii nooremana või noh, minu generatsioon, me ikkagi nagu käraka peale koperdasime esimesena, et seda kultuuriline keskkond seda nagu kõik soodustab. soosis ju, sai nagu... Seda ma mõtlesingi, jah. Jah, et aga nüüd me hakkame vaikselt minema hero poole. No ta on niisugune nostalgiline. Ta on niisugune nostalgiline, jah, et ja kui ta tuli, vaata, siis ta oli nagu... Noorte käest küsime, jah, mis su esimene droog oli? Jah, ero. Mõnel kindlasti, ma arvan, et kahjuks nii on. No ero peale minek ongi nagu nullist ero peale ongi sama, mis sämpeldamisest AI peale minek, et samme on vahele jäetud. Kusjuures nendest sammudest mul praegu viskas, et vaata, ütleme, kes peent šampanjat ja likööri võtab, see on kultuurne. Tema on kultuurne. Muidugi. Aga narkar on... Jah. Aga vaata, huvitav tendents on, et kokaiinist pead lugu nagu kvaliteetses. See on siuke kahe, see on siuke huvitav paradoks on. Kasvatatud täpselt, ma ei tea. Et sa oled nagu, ühtepidi oled sa ikkagi kõnts, aga seal on ka nagu siuksed liiga lihtsustatud, et kogu aeg kookeost järgmine su raha olema. No, et seal võib olla siuke, et üks silm kõõrd, seal võib väike siuke astu, kuhu vaatad olla. Aga mis mina tahtsin rääkida, et huvitav on ka see, et ka narkaritel on oma kuradi klassifikatsioon. Muidugi. Ja seal sees on kurat need esiotsa vanad on need kõvad vennad. Aga kurat isegi neid liimipoisse eriti ei olda nõus võtma sinna samasse punti. Et liimivennad on veel nagu et ta olen küll narkar, aga vähemalt pole toksikomaan vaata, et kui nagu jah, narkar on tavainimese brükkar, siis liimimehed on narkarite selle brükkarid. Okei, sellist põnevat perspektiivi ma ei teadnudki. Ma ka ei teadnud, aga see mul praegu nagu kuidagi tuli, et... Aga see tundub loogiline. See tundub loogiline, et kui on mingid punt, on ju, ero... Markeri nuusutamine koolis, kas me saame selle lugeda sinna või... Ei no see on see liimimeste... No ma saan aru, aga ütleme... See on nagu sõnniku nuusutajad. Ma katsetasime koolis markerit, et kas... Ei no aga siis sa ju ei lähe isegi ju millegi alla. Siis sa oled ju alles ju... Eksperimenteerija, ütleme, avastaja alles nagu, ütleme, maailma avastaja. Marco Polo. Sul ei lähe, ei klassifitseeru ükski see nähtus, mis kirjeldab seda narkarlust. No ja külge ei jäänud nagu siiamaani välja, ma seda saan küll öelda. No ma kujutan ette, et nagu on siuke tänavanurk ja siis on seal punt, seal on nagu... Aga kurat, mingid markerid lõhnasid päris hästi küll kunagi. Ei no, eks sellepärast see siuke sektor üldse nagu liimivennad üldse ongi, et seal on ju igasugused ju väga põnevad igasugused keemilised ühendid on seal, mille palett on teistest droogidest oluliselt väiksem. Noh, sa saad ikka korraliku Mendelejevi, lisaks veel hapnikupuuduse ja otses ajukahjust, ütleme, et teistpidi vaadatuna jällegi nagu ei kõlbaks need teised sinna toksikopoiste levelile vaata. Kui me hakkame nüüd buketti vaatama lähemalt nagu. Paletti ja buketti. Okei, toksikovennad on nagu korralikud brükkarid. Nad on narkomaailma brükkarid. Ma pean ausalt tunnistama, et kummiliimi ma olen siiski proovinud. No eks me kõik ole ju põrrile bensiini valanud ja paaki ja teinud eksperimenti. Aga nagu eesmärgistatult kummiliimi läksime hingama. Ka mina olen nooruses olen. Mul on sellest natuke piinlik ja ütleme praegu, isegi kui ma seda kõva häälega välja räägin, siis mul tuleb see kuradi liimi soe õhk tuleb mul siia kurku. Nagu, ma ei tea. Aga nagu vanal sõltlasel. Aga nostalgia
et see oluline on ju, et praegu sa siin liimi ei tee ju. ma ei ole ammu teinud ja ega neid kordi siis palju ka ei ole. Ja sõna ammu on juba väga hea, ka minul on eks ju noorena sai ju igast asja. Ma võin isegi öelda, et 20 aastat ju. Sai neid gaase, sai proovitud neid mingisuguseid kuradi Jaxi, neid mingisugust kuradi paska sisse joodud nagu millegi pähe nagu suitsetatud mingit alates kuradi pilliroost kuni ma ei tea milleni nagu. Ja, need on kõik proovitud asjad ja. Vahe lihtsalt selles. Aga ei ole midagi paremat kui kummiliim. Ja siiani olen jõudnud nende rännakutel tulemusel, ei ole midagi paremat kui kummiliim. Et mõnus soe krae. Ma olen nagu hiljem mõeldnud, et huvitav, mis poemüüjad, kui poisid käisid mitu korda sooja tundega vaatad. Kummiliimi rommipoest ostmas. Koos ja kilekott on paneks kummiliimi ja kilekott. Ja ring on juba ümber suu. Jah. Või siis võtad vana koti ja ütled, pange siia sisse, vaata, et ta on juba nagu kasutatud, et aga on keskkonnasõbralikud vähemalt. Nuusutan küll liimi, aga on keskkonnateadlik vähemalt. Ja. Taaskasutuskott. Selle koha pealt on mul kindlad. Jah, kindlad need. Hambaid suus ei ole, aga vaatad keskkond on kõige olulisem. Jah. Ma arvan, et selle toreda sõnumiga peaksimegi lõpetama. Et rohkem võiks ikkagi austust olla kummiliimikute vastu ka ikkagi. Ühiskond võiks üles näidata. Või peavad ühingu tegema ja hakkab töö pihta. Koostööd rohkem. Erinevad kuradi sõltuvusklassid võiksid omavahel nagu koostöödega, mis need toksikopoisid mis halvemad on, et üks mant puha ju. Et pole, kui sa oled karakat või tõmbad liimi. Ja spordilt üldse raha ära võtta. Ma arvan, et me oleme leidnud õige Eesti kullaaugu. Eesti Nokia. Kummiliim. Ega ma ei tea, kas väljamaal kummiliimi toodetakse või? Siukest nagu meil siin seda, mida sa saab mitmeotstarbeline. Ma arvan, et ikka. Ikka on, jah. See on nii, kurat rattakummi ikka vaja liimida. Tegelikult vist ma olen siin mingit teadussaadetest nagu lugenud või näinud. Mida ei ole? Ei, sorry. Mõte, vale mõte. Läks liiga tarkiks või? Et see, et liim on tegelikult siuke nagu, ütleme nagu longera, on ja? Aga õige kadakad siin on lahusti ikkagi. Ja, no seda küll, jah. Et Sauvignon Blanc'id. Ja, et kui sa seal oma kummiliimi mingi korrektoriga seal, et see on Sauvignon Blanc. Aga kui sa ikkagi, jah, tahad õiget asja, siis on õige viin on lahusti. Davai, proovime veel nüüd ära minna.